Veel kord tere tulemast Loov Euroopa kultuurkoostööprojektide infotundi. Praegu avatud 2026 vooru kohta. Kõigepealt alustuseks natukene selline ülevaade võib-olla esmastest olulistest punktidest. Et võib-olla esimese asjana üldse, et kuna tegemist on Euroopa koostööprojektidega, siis kõigi projektide puhul, kui te hakkad selle vooru peale mõtlema, on oluline piiriülese koostöömõõde, sealhulgas mobiilsus. Euroopa koostööprojektid on riikidevahelised projektid, mitte ainult Eesti-sisesed projektid, mis siis hõlmavad programmiga liitunud erinevaid riike ja nende riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioone. Oluline on, et partnerina saavad osaleda, saavad toetust taotleda igas suuruses kultuuriorganisatsioonid, nii väikesed, keskmised kui suured, et siis ühiselt toota, koostööd teha, katsetada, uuendusi valdkonda tuua, aga ka mobiilsust toetada ja üksteiselt õppida. Toetuse eesmärk on parandada juurdepääsu Euroopa kultuurile, loometöödele, edendada mobiilsust, innovatsiooni ja loovust meie valdkonnas. Ja oluline on ka projekti võimalikult lai ja mitmekesine geograafiline haare. Nagu ütlesin, et oodatakse projekte, mis on suuremad kui ainult Eesti ja püüaks Euroopat hästi katta. Projektid võivad hõlmata nii ühte kui mitut sektorit ja alasektorit ja olla interdistsiplinaarsed, et siin ei ole ettekirjutusi, et võib olla ainult muusika või etenduskunstide valdkonnast, et kõik sektorid on teretulnud. Ja praegusest voorust arvestades summasid, mis selleks on eraldatud, on plaan toetada kokku 150 projekti üle Euroopa. Oluline informatsioon, olulised kuupäevad. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. mai sel aastal kell 5. Ka täpselt kellaaeg on ära toodud ja oluline siis, et see kell 5 on Brüsseli aja järgi, ehk siis Eesti aja järgi tund aega hiljem. Aga kindlasti soovitan teil oma taotluse esitada varem ära, et mitte seda jätta sinna 5. mai peale, vaid teha seda varem, et vältida ootamatuid tehnilisi tõrkeid näiteks, mis seal viimasel hetkel võivad tekkida, et teil on vajadusel aega rahulikult toimetada ja võimalikud tõrked lahendada. Et seetõttu plaanige kindlasti oma taotlus parem kui 5. mail ära esitada. Kõik taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Funding and Tenders portaali kaudu. Kui te sinna lähete, siis tuleb sealt soovitud taotlusvoor üles otsida ja sealt kaudu saate alustada taotluse esitamist, et ühtegi paberi peal dokumenti kuskile saata vaja ei ole. Taotluste hindamine on planeeritud, et toimub maist oktoobrini sel aastal ja esmased tulemused võiks tulla novembris, mis järel algab lepingute läbirääkimine, ettevalmistamine ja siis lepingud võiks olla sõlmitud järgmise aasta veebruaris, veebruar 2027 ning sealt edasi võiks siis projekti tegevused alata, et kui te oma projektile ajaplaani teete, et siis on hea seda silmas pidada, et plaanite tegevuste algust pärast veebruarit 2027. Olen siia pannud ka lingi varem rahastatud projektidele. Ütlen veel, et neid slaide me jagame erinevates kanalites, et te kõik saate juurdepääsu ka nendele slaididele, et saate ise kõiki siia pandud linke rahulikult läbi vaadata ja tutvuda. Aga üks selline hea viis aru saada, et kas teie projekti idee, kui hästi ta siia vooru näiteks sobitub, on vaadata
juba varem rahastatud projekte sellest voorust, et mida on tehtud ja võib-olla ka head inspiratsiooni saada, näiteks, et keda võiks partneriks kutsuda, milliseid ideid kaasatakse projektidesse, milliste teemadega tegeletakse, et see on selline hea tööriist teile. Ja kui te hakkate oma taotlust ette valmistama, siis on hea teada ka, mida siis täpselt on vaja esitada. Taotlusvorm koosneb 3 erinevast osast, millest 2 A ja C siis täidetakse otse Funding and Tenders portaali süsteemis, online'is veebis ja B osa on siis, tuleb siis PDF-ina üles laadida, et selle vormi te saate alla laadida süsteemist, täidate selle omal arvutis ära ning laete siis hiljem uuesti ülesse. Ja lisaks tuleb taotlusele lisada 2 dokumenti, eelarve, mille jaoks on ka vorm ette antud, mille saate samast süsteemist alla laadida ja varasemate projektide loetelu. Ehk siis viimase 4 aasta põhiprojektid, et näidata, milline võimekus teie konsortsiumil on projekte ellu viia. Ja nende projektide loetelu jaoks on ka vorm ette antud selles B osas, mille te alla laete. Taotlusvormi A osa sisaldab peamiselt haldusteavet partnerite, projektis osalejate kohta ja ka projekti kokkuvõtlikud eelarvet. Nagu ütlesin, saate selle info otse veebis sinna panna. B osa siis sisaldab projekti sisulist kirjeldust, kus saate lahti kirjutada oma eesmärgid, tegevused, mida te plaanite teha ja kuidas. Ja nagu ütlesin, siis see tuleb alla laadida veebikeskkonnast, täita ja uuesti üles laadida. Kindlasti ärge kasutage kuskilt mujalt leitud taotlusvormi põhja, kuna kõige uuem versioon on just seal süsteemis, et varasematel aastatel võib olla natukene see vorm teistsugune, et kindlasti laadige see süsteemist otse alla ja täitke ära. Ja oluline on silmas pidada, et siis see B-osa, et sellel on ka ette antud pikkus, lehekülgede arv, kui pikk ta tohib olla, mis on siis 50 lehekülge, et pidage ka seda silmas, et teie dokument pikemaks ei lähe, kuna kõik leheküljed, mis on pikemad või rohkem kui 50 lehekülge, et neid lehekülgi hindajad ei näe, et need võetakse taotluse juurest ära ja siis ei saa hindajad teie projektist head ülevaadet ja ei saa kogu infot. Seega katsuge hästi silmas pidada kindlasti, et projekti kirjeldus ei lähe pikemaks kui 50 lehekülge. Taotlusvormi C osa sisaldab siis täiendavaid projektiandmeid nagu eesmärgid, sektor, et seal saate neid ära märkida ja jällegi täidate otse veebis. Ja nagu ütlesin, et siis lisadokumendid, eelarve ja varasemate projektide loetelud, need laete ka sinna samasse süsteemi taotlusele juurde, enne kui esitate. Natuke sisuliselt rohkem rääkides, et millised on tingimused projektidele, mida te saate esitada, siis kes on rohkem selle taotlusvooruga kursis, võib-olla teate, et eelmisel aastal näiteks oli 3 erinevat vooru ehk siis väiksemahulised, keskmisemahulised ja suuremahulised koostööprojektid. Hästi oluline on silmas pidada, et sel aastal praeguses voorus suuremahulisi koostööprojekte ei ole. On väiksemahulised koostööprojektid ja keskmisemahulised koostööprojektid. Ja räägin kohe ka natuke siis nende tingimustest lähemalt. Ehk et kui te hakkate oma taotlust tegema, siis esimene otsus, mis te peate tegema, ongi, et kas te soovite teha väiksemahulist koostööprojekti või keskmisemahulist koostööprojekti. Väiksemahulise koostööprojekti puhul on oluline, et teil oleks vähemalt 3 partnerit projektis, koos juhtpartneriga siis, et juhtpartner ja 2 tavalist partnerit 3 erinevast riigist. Ja Eesti on siis juba üks nendest riikidest, ehk siis teil on vaja lisaks juurde leida 2 partnerit 2 teisest riigist. Maksimaalne toetus projektile, väiksemahulisel koostööprojektil
saab olla kuni 200 000 eurot. Kaasrahastuse määr on 80%, mis tähendab, et teie omafinantseeringu osa on 20%. Ehk siis eelarvest 20% on teie enda kanda projektil. Projekti kestus saab olla maksimaalselt 48 kuud, aga võib olla lühem, et see ei ole kohustuslik, et projekt peab kestma 48 kuud, et ta võib kesta vähem. Samas muidugi nagu ma ütlesin, et oluline on, et projektid oleks ka üle-euroopalise mõõtmega, et oleks Euroopa lisandväärtus, et mitte ainult Eesti keskne. Ehk et siis, et seda väärtust luua, ilmselt saate isegi aru, et 1-2 kuuga on seda raske teha, et selles suhtes võiksite mõelda ikkagi natuke ambitsioonikama projekti peale ka kestuse mõttes, et just. Ja siis keskmise mahulised koostööprojektid. Kui otsustate teha siia vooru, siis peaks teil minimaalselt olema 5 partnerit, ehk siis 4 partnerit teile endale lisaks ja 5 erinevalt maalt, 5 erinevast riigist, ehk et peaksite juurde leidma vähemalt 4 erinevat maad veel oma projekti meeskonda konsortsiumisse. Keskmise mahulistel koostööprojektidel saab maksimaalne toetusprojektil olla 1 miljon eurot. Ja siin on siis kaasrahastuse määr 70% ja omafinantseering 30%. Ja samamoodi projekti kestus saab olla 48 kuud, aga jällegi, et ta nii pikk ei pea ka olema. Kes saab taotleda? Ehk et siis millised on nõuded partneritele, projektipartneritele? Oluline, et taotlejad peavad olema kõik juriidilised isikud, juriidilised organisatsioonid, ehk et siis füüsilised isikud, eraisikud ei ole abikõlbulikud, vaja on siiski organisatsioone. Mis vormis juriidiliselt need organisatsioonid peavad olema, sellele ettekirjutust ei ole, et võib olla MTÜ, võib olla OÜ ja nii edasi, et siin ei ole kitsendust või ettekirjutust, et täpselt milline see juriidiline vorm peab olema. Organisatsioonid peavad olema asutatud ja ametlikult registreeritud loov Euroopa programmis osalevas riigis, ehk et siis kõik Euroopa Liidu liikmesriigid pluss 3. riigid, kes on loov Euroopa programmiga liitunud läbi lepingute. Ja olen siia ka lingi pannud, et see on selline muutuv nimekiri, ajas muutuv, et saate täpselt üle vaadata, kes on lisaks abikõlbulikud riigid, et kust riikides saate veel partnerorganisatsioone otsida. Ja oluline tähelepanek veel, et juhtpartner peab olema juriidiliselt tegutsenud vähemalt 2 aastat taotluse esitamise tähtajaks. Veel mida on oluline silmas pidada, kui te partnereid valite, et üks organisatsioon saab maksimaalselt olla 3 taotluses partneriks, ehk siis nagu lihtpartneriks ja ainult 1 taotluses juhtpartnerina. Ehk et ka teie oma organisatsiooniga näiteks siis võite olla 3 taotluses lihtpartnerina või siis 1 taotluses juhtpartner ja siis ka lisaks 2 taotluses partnerina. Et see on selline matemaatika, mida tuleb hästi silmas pidada ja on oluline. Ehk et kui üks organisatsioon, üks partner on rohkem kui 3 taotluses, siis võetakse ta kõigist taotlustest välja ja need miinimumnõuded, mis partnerite arvul on, ei pruugi siis enam kohalduda ja et see võib tähendada, et kogu taotlus muutub abikõlbmatuks. Oluline seekord on tähele panna, et associated ja affiliated partnerid, räägime kohe neist ka natuke täpsemalt, aga et neile ei kohandu see 3 taotluse reegel. Ehk et associated partnerina te võite olla rohkemates taotlustes sees, aga see tähendab seda, et associated partner ei saa rahalist toetust.
Oluline, et projekti koordinaator ja partnerid üheskoos vastutavad selle reegli täitmise eest. Ehk et teie peate kindlaks tegema, et partnerid, kes teie konsortsiumis on, et nad ei oleks rohkem kui 3 taotluses kokku. Ja seekord on oluline, et juhtpartner, koordinaator peab koguma, juba taotlust ette valmistades peab koguma kõigilt partneritelt kirjaliku nõusoleku, written declaration, et kõik partnerid on nõus selles projekti taotluses sees olema. Ehk et sellised kirjalikud nõusoleku dokumendid te peate enne kokku koguma, aga neid ei ole vaja taotlusele kaasa panna. Et pigem kui projekti taotlust hakatakse hindama, siis selles protsessis võidakse teie käest küsida, et te peaksite esitama need kirjalikud kokkulepped. Ja kui siis konsortsiumist veel natuke rääkida, et kes need erinevad liikmed siis seal saavad olla, ehk oluline on, et on juhtpartner, koordinaator. Nagu ütlesin, peab olema juriidiliselt tegutsenud vähemalt 2 aastat taotluse esitamise tähtajaks. Juhtpartner on see, kes selles Funding and Tenders online veebikeskkonnas taotluse esitab. Ka väljamaksed programmi poolt tehakse juhtpartnerile ja siis juhtpartner kannab seda grandiraha teistele partneritele edasi vastavalt sisemistele kokkulepetele. Juhtpartner juhib projekti ja konsortsiumi, toimetab aruandlusega ja nagu ütlesin, et seekord on ka oluline, et juhtpartner kogub kõigil partneritel kirjaliku nõusoleku projektis osalemiseks. Ja lisaks siis juhtpartnerile on projektis projektipartnerid, kes saavad olla siis taotlusvooru tekstis kirjeldatud kas beneficiaries või affiliated entities. Beneficiary on nii-öelda tavaline projektipartner, organisatsioon, kes on tavaline projektipartner kõige tavalisemas mõttes. Aga affiliated entity on selline võimalik alaliik, see ei ole üldse kohustuslik, aga et lihtsalt kui näiteks suurtel organisatsioonidel on tütarorganisatsioon, et siis see tütarorganisatsioon projektis on affiliated entity näiteks. Ja oluline siin silmas pidada, et neid ei arvestata nõutud miinimum konsortsiumi hulka. Ja lisaks siis partneritele saab projektis olla associate'i partner, assotsieerunud partnerid, kelleks on partnerorganisatsioonid, mis toetavad projekti, võivad osaleda projekti tegevustes, aga oluline on tähele panna, et neil puudub õigus toetusrahale, ehk et siis grandist nemad osa ei saa. Samas associate'i partner võib olla ükskõik mis maalt, et neile ei kehti see nõue, et peab olema Loov Euroopa programmiga liitunud maalt. Et seda on ka hea teada. Ja lisaks võivad olla alltöövõtjaid või võib kasutada subcontractors, aga siin on oluline silmas pidada, et see peaks olema siiski piiratud, põhjendatud. Saate kasutada konkreetse teenuse sisseostmise jaoks näiteks. Seda teenust niiviisi alltöövõtjana ei saa kasutada mõnda teist projektipartnerit, kes teil on juba. Ja kindlasti tuleb silmas pidada, et alltöövõtuna ei tohi katta projekti põhitegevusi, ehk et näiteks projekti juhtimist ei tohi sisse osta, et see kompetents peab ikkagi partneritel endal olema ja seda rolli peavad partnerid ise täitma. Kui nüüd liigume edasi natuke rohkem projekti idee ja sisu osas, et kui selle peale hakkate mõtlema, et mida te täpsemalt teha tahate, siis on oluline koht, et iga projekt peab valima ühe eesmärgi ja ainult ühe, et ei tohi mõlemat valida. Et peate otsustama, et kas teie projekt pigem keskendub eesmärgile, mis on siis rahvusvaheline teoste ühisloomine ja levitamine, ehk et siis kunst ja selle levik, hästi lihtsalt öeldes, fookus publikul ja nähtavusel ja tegevustena siis Euroopa teoste rahvusvaheline loomine, levik, koostootmine, koostöö, uute publikute ja turgudeni jõudmine.
või siis valite teise eesmärgi, milleks on innovatsioon, ehk siis innovatsioon, mis on vajalik sektori arenguks, võimekuse tõstmiseks. Ja siin on siis fookus sektoril ja selle vajalikel muutustel, ehk et siis sektori võimekuse arendamine, näiteks uued tööviisid, mudelid, praktikad ja innovatsiooni siin kindlasti tuleb mõista laiemas tähenduses kui lihtsalt tehniline innovatsioon, et siia alla kuulub nii digitaalne, sotsiaalne, kunstiline innovatsioon. Ja oluline siis silmas pidada ka, et ükskõik kumma eesmärgi teie projekt valib, siis piiriülene koostöö, mobiilsus, et see mõõde on siiski oluline mõlema juures neil. Ja siis taotluse C-osas, nagu ütlesin, mida te täidate otse süsteemis online platvormil, et seal siis te saate ära märkida, et millise eesmärgi teie projekt on valinud. Ja veel kord rõhutan, et peate valima ühe eesmärgi, isegi kui tundub, et projekt võiks justkui nagu mõlemat eesmärki adresseerida, siis peate siiski otsustama, kumma te valite ja siis kogu taotluse selle egiidi all kirjutama ja looma. Ja taotluse B-osas siis, mis te alla laadite, et on ka küsimus, kus saate kirjeldada, et kuidas projekt valitud eesmärgiga sobitub ja seda täita aitab. Ja kui olete eesmärgi valinud, siis nagu fookuse täpsem oma projektile, siis on oluline silmas pidada ka selliseid üldiseid teemasid ja fookuseid, mida kõik projektid, olenemata siis kumma eesmärgi te valite, et kõik projektid peavad arvesse võtma, kui te oma projekti disainite, tegevusi, mõtlete, tulemusi. Ehk et siis nagu juba mitu korda rõhutatud, et piiriülene koostöö on keskmes nendel projektidel. Projektidel peab olema selge rahvusvaheline koostöömõõde, see ei saa olla ainult Eesti keskne projekt. Ehk et mõelge, et miks seda projekti teha koos välispartneritega, mis see lisandväärtus on, mis sealt tekib, et miks mitte seda üksinda teha. Siis jah, et siin siis see eesmärk, et kultuuriteoste levik üle Euroopa, et nad jõuaks kaugemale kui ainult üks riik, samuti loovisikute mobiilsus, uute publikuteni jõudmine. Ehk et siis need on need teemad ja fookused, mida oma projekti luues peaksite silmas pidama. Samuti on oluline koostöö kvaliteet partnerite vahel, et see on midagi, mida hinnatakse väga, et oluline on, et te oma taotluses näitaksite, et milline on partnerite varasem koostöökogemus, aga samas ka, kuidas te uusi partnereid kaasate, sest et kindlasti ei ole eesmärk, et taotlema on oodatud ainult organisatsioonid, kes juba varem on koostööd teinud või juba varem on taotlenud, et ka uustulijad on väga oodatud, aga et siis jah, et näidata, kuidas te neid kaasate ja kuidas nad ilusti kaasa on võetud. Samuti on oluline näidata oma projektis selget rollijaotust ja milline sünergia nende partnerite vahel siis võiks tekkida, kes te valinud olete, ehk et miks just need partnerid. Et see partnerite valik ei tunduks kuidagi juhuslik, et lihtsalt sihuke linnuk, et on vaja kokku 3 erinevat maad, et siis otsime kuskilt partneri, vaid et just näidata sisuliselt lahti kirjutada, et miks need partnerid ja kuidas see sünergia seal tekib. Samuti on oluline mõelda teemal nagu mitmekesisus ja ligipääs, ehk et taotlusvoorus julgustatakse kaasama ka äärealade ja maapiirkondade organisatsioone, ehk et Euroopas kõigil oleks juurdepääs kultuurile, ka väiksema ligipääsuga partnerid või väiksematest kohtadest, väiksemad organisatsioonid, ka nemad on väga teretulnud ja ka neid kaasata. Ehk et siis eesmärk on läbi teie projekti, et suurendada osalust ja ligipääsu kultuurile kogu Euroopas, mitte ainult suurriikides, suurlinnades, vaid igal pool. Panin siia veel natukene lahti mõtestada, et ligipääs, et mis ta siin kontekstis tähendab, ehk et siis see põhimõte on, et kultuur on kättesaadav laiemale ja mitmekesisemale publikule. Ehk et rohkematel inimestel on võimalus kultuurist osa saada ja seda siis nii publikuna kui ka loojatena, et mõlemalt poolt.
Ja näiteks, mis see võib tähendada, et teie projekti raames, et see kindlasti ei ole kohustuslik, aga lihtsalt võib olla, et inspireerida või mõtteid tekitada, et näiteks uute sihtrühmade kaasamist, noored vähemused, maapiirkonnad, või siis näiteks füüsilise või digitaalse ligipääsu parandamist kunstile ja kultuurile, teostele, anda ligipääsu inimestele, kellel on erivajadused, või siis näiteks kultuurisisu kättesaadavus eri keeltes ja eri vormides. Ehk et siis, nagu ütlesin, et kultuurteosed, et oleks võimalikult laialt kättesaadavad mitmekesisele publikule. Ja seekord on taotlusvooru juures nõue, et projektid peaks näitama ka seost Euroopa Liidu tasandi strateegiaga Culture Compass, kultuurikompass. Ehk et seekord peavad kõik projektid selgelt näitama panust Culture Compass raamistikku. Olen siia ka lingi sellele dokumendile pannud, et palun tutvuge. Ja kuna iga projekt on väga omanäoline, siis ka panus sõltub konkreetse projekti eesmärkidest, tegevustest, et tutvuge dokumendiga ja mõelge läbi, et kuidas teie projekt nende teemadega haakub ja neisse panustada aitab ja pange see ka taotlusesse kirja. Ning lisaks, nagu ikka on Euroopa Liidu ülesed üldprioriteedid, mis on Euroopa Liidus alati olulised, et kuna rahastus tuleb Euroopa Liidu poolt, siis oodatakse, et kõik projektid mõtleks läbi ja näitaks, et kuidas nad siis ka nendesse üldprioriteetidesse aitavad panustada. Ehk siis need ei ole midagi, et mille vahel te peaks valima või kuidagi, et lihtsalt silmas pidama, et oma projekti raames läbi mõtlema. Jällegi see võib väga erinäoline olla, kuna projektid on väga erinevad, aga et kuidas teie projekt toetab rohepööret, digipööret, suuremat kaasatust, võrdõiguslikkust ja ka rahvusvahelist koostööd. Olen siia pannud mõned lingid dokumentidele või keskkondadele, mis võib-olla aitavad nendel teemadel natukene rohkem edasi teil mõelda. Kindlasti need ei ole kohustuslikud, aga lihtsalt jah, et võib-olla kui mõni nendest teemadest on teile pigem uus, et siis koht või kohad, kus saate hakata teemasse sisse lugema ja täpsemalt vaadata. Just. Ja kuna kahjuks on endiselt Ukrainas sõda edasi kestmas, siis on ka selles voorus Ukraina dimensioon sees. Ehk et projektidel on soovitatud arvestada ka sõja mõjudega Ukraina kultuuri- ja loomesektorile ning püüda panustada selle taastumisse. Näiteks läbi Ukraina kunstnike ja organisatsioonide kaasamisse oma projektidesse erinevates vormides või siis näiteks Ukraina loometööde nähtavuse suurendamine Euroopas, et see on midagi, mida teie projekt võiks toetada. Või siis koostööprojektid, mis toetavad sektori taastumist ja jätkusuutlikkust. Et jällegi, et kuna projektid on väga eriilmelised, et siis on ka võimalused Ukraina kultuuri- ja loomesektori toetamiseks kindlasti erinevad, aga et see on ka teema, mida läbi mõelda ja püüda leida viise, et kuidas teie projekt saaks aidata ja toetada. Ja jällegi see siis taotlusesse kirja panna. Liigume edasi tegevuste juurde. Milliseid tegevusi siis projekti raames võiks teha. Siia olen pannud ka märke, et aruandlus on tegevustepõhine. See on nüüd viimased aastad niiviisi olnud, aga et kui te olete uus taotleja esimest korda, et siis on hea teada, et kogu aruandlus, kui te projekt saab rahastuse, et siis kogu järgnev aruandlus on tegevustepõhine, mitte finantsaruandlus, ehk et ei pea koguma ja esitama tšekke aruandeid, vaid te peate tõendama, et tegevused, mis te olete lubanud projekti raames teha, et need on sisuliselt tehtud, ehk et selline sisuline aruandlus tegevuste kohta.
mis peaks bürokraatia koormust aruandluses oluliselt vähendama. Milliseid tegevusi saab siis sellest taotlusvoorust rahastada? Mis on tore, on see, et see on hästi avatud taotlusvoor selles suhtes, ei ole kindlat nimekirja ette antud, millised tegevused on abikõlblikud ja millised mitte. Ehk et siin on, nagu ma olen öelnud mitu korda, et projektid võivad väga eriilmelised olla, väga erinevate tegevustega, ehk et siis ei ole ette antud piiravat nimekirja, milliseid tegevusi tohib teha. Oluline on silmas pidada, et tegevused saavad olla nii-öelda pehmed tegevused, ehk et ehitamiseks, majade renoveerimiseks siit voorust toetust ei saa, aga kõik pehmed toetavad tegevused on lubatud. Oluline, mida peab silmas pidama selles juures on, et tegevused, mida te projektis plaanite teha, nad peavad toetama siis seda valitud eesmärki, mis te olete oma projektile võtnud. Kas siis rahvusvaheline loomine ja levik teostel või innovatsioon ja võimekuse arendamine. Et nagu ma enne ütlesin, et iga projekt peaks neist ühe valima ja siis kõik tegevused, mis te projektis teete, peavad siis aitama seda eesmärki saavutada. Olen siia pannud mõned võimalikud näited tegevustest, aga veel kord, et need ei ole kohustuslikud ja need ei pea just sellised olema, et tegevuste nimekiri ei ole piirav. Aga näiteks, et võib-olla inspireerida, mõtet liikuma panna, et teie projekti tegevused võivad olla kunstiline loomine, koostootmine koos rahvusvaheliste partneritega, kunstnike ja valdkonna professionaalide mobiilsus, publiku arendamine ja kaasamine, uute publikuteni jõudmine, aga ka koolitused, mentorlus, oskuste arendamine, koostöö, võrgustumine ja teadmiste jagamine, et kõik sellised tegevuste grupid on lubatud, aga veel kord, et see nimekiri ei ole lõplik. Oluline, et projekt on lõpuks selgelt põhjendatud ja terviklik ja et kõik tegevused loovad Euroopa lisandväärtust, et veel kord, et mõelda läbi, et miks me teeme neid tegevusi koos partneritega välismaalt, mitte üksinda ainult Eestis. Ja panin siia veel mõned näited, et natuke täpsemalt võimalike tegevuste kohta, aga siis jah, veel kord, et tegevused ei ole ette antud selle vooru raames, et te disainite ikkagi projekti vastavalt eesmärgile ja mida teie soovite teha. Aga näiteks, kui mõtleme niiviisi tegevuste gruppide kaupa, et siis kui tegelete loomingu ja teoste levikuga, siis kõik tegevused nagu näiteks etendused, näitused, festivalid, ühisloomine, koostootmine, teoste levitamine erinevates riikides, aga ka kultuuripärandi digitaliseerimine. Kui mõelda võimekuse arendamise tegevuste suunas, siis näiteks koolitused, töötoad, meisterklassid, aga ka mentorlus- ja inkubatsiooniprogrammid valdkondadele, uute ärimudelite või töövormide arendamine. Kui mõelda uute publikute kaasamise peale, siis näiteks tegevused, mis on seotud uute sihtrühmade kaasamisega, digilahendused uute publikuteni jõudmiseks, koosloome, kogukonnapõhised tegevused. Ja siis, kui mõelda koostöö ja teadmiste jagamise peale, siis on näiteks võimalikud tegevused, konverentsid, seminarid, uuringud, aga ka poliitikasoovitused ja analüüsid, rahvusvaheliste võrgustike tegevused. Ehk et nagu te näete, siis tegevuste valdkond tegelikult on väga lai. Et mis on tore, et te saate, et teil on võimalus ise otsustada ja disainida projekt, mis on päriselt teie jaoks loogiline ja aitab siis teha, mis te tahate ja saavutada eesmärki, mis teil on oluline. Küll aga on oluline, et kõik tegevused, mis te plaanite siis projekti raames teha, et need tuleb struktureerida tööpakettide ehk siis inglise keeles work package loogika järgi. Ehk et kõik tegevused tuleb jagada tööpakettide alla ära. Tihti tüüpilised work package'id või tööpaketid, mis projektides on näiteks juhtimine ja koordineerimine, ehk siis kõik tegevused, mis sellega on seotud, koondada selle tööpaketi alla, aga ka kommunikatsioon ja levitamine,
loominguline tegevus, koolitused, võrgustikutöö, teadmiste jagamine. Aga ka siin on oluline silmas pidada, et selle vooru raames ei ole kohustuslik ette antud work package eid, mis kindlasti peavad olema. Mõnes voorus on need kohustuslikud ette antud, siin ei ole. Ehk et kui oluline on, et te ise vaatate, milliseid tegevusi te projekti raames soovite teha ja siis, et millise sisemise loogika alusel te need niiviisi erinevate katuste alla jagate. Ja hindamisel on siis oluline, et kas tegevused on loogilised, omavahel seotud, kas need kõik aitavad saavutada projekti eesmärki ja samuti kas tulemused, mida te plaanite, kas need on selgelt mõõdetavad. Ja kui te oma projektile work packages või tööpakette loote, siis on oluline silmas pidada, et igal work package'il peab olema eesmärk, konkreetsed tegevused, mis siis sinna alla kuuluvad, tulemused ehk deliverables ja ajakava ja vastutajad. Ehk siis millised partnerid, milliseid tegevusi ja kus panustavad ja aitavad teha. Ja oluline on siin silmas pidada, et seesama deliverable, mida võib siis iga tööpaketi, iga work package all mitu olla, et need tegelikult ongi siis lõpuks need tõendusmaterjalid, reaalsed dokumendid, failid, millega te tõendate, et lubatud tegevus on tehtud. Ja ma olen siia pannud ka ühe näite taotlusvooru tekstist, et näiteks tihtipeale hea tava on, et üheks work package'iks on projekti juhtimisega seotud tegevused, mille nimi siis näiteks võib olla management, administration and coordination, siis selgitate ära, mis selle eesmärk on nende tegevuste selle work package'i, milliseid tegevusi te siin all teete ning siis deliverables ehk et tõendusmaterjalid, kuidas te tõendate, et need tegevused on tehtud. Näiteks kui me mõtleme projekti juhtimise peale, projekti juhtimisega seotud tegevuste peale, siis tõendusmaterjaliks, kui te olete lubanud teha partneritega kohtumisi näiteks 2 korda, 3 korda aastas, et siis tõendate, et te olete need kohtumised teinud päriselt, siis selleks tõendusmaterjaliks võib näiteks olla lühike raport kohtumise kohta, kus on näiteks ajakava, mõned fotod juures, nimekiri osalejatest, aga mis on oluline, on see, et saate ise otsustada, milline see tõendusmaterjal on. Et jällegi, mis just teie projekti jaoks on loogiline ja sisuliselt oluline. Oluline on ka silmas pidada, et neid samu work package eid ja deliverable, et neid ei peaks olema üliväga palju, et ka oma elu mitte liiga raskeks teha. Just, aga et ka siin on teil vabadust, et otsustada, kuidas te oma tegevusi tõendate. Ja kui te olete tegevuse tõendanud, näiteks koosolekute kohta, siis mingi lühikese raportiga, kus on fotod kohtumisest, ajakava, osalejate nimekiri, siis kõik kulutused, mis teil olid planeeritud nende tegevuste jaoks, kõik need kulutused on tõendatud. Ehk et ei pea esitama juurde lennukipileteid, tšekke ega mitte midagi muud. Ehk siis see tähendab seda, et on tegevuspõhine aruandlus. Ja olen siia ka pannud mõned, kuna te taotlus peate täitma inglise keeles, mõned näited, milliseid work package eid võib olla, aga veel kord, et need ei ole kohustuslikud. Natuke siis ka rahastamisest, et kui olete taotluse ära esitanud, on positiivne otsus tulnud, siis väikse ja keskmise mahuliste projektide puhul üldiselt on niiviisi, et 30 päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist, mis siis on ette nähtud veebruaris järgmine aasta, et pärast lepingu allkirjastamist 30 päeva jooksul üldiselt tehakse ettemaks 80% ulatuses toetussummast ja siis ettemaks tehakse juhtpartnerile ja ülejäänud summa saab projekt siis kätte pärast projekti lõppu, kui olete lõpparuande esitanud ja see lõpparuanne on kinnitatud.
Ja nagu ütlesin jah, et kõik väljamaksed tehakse juhtpartnerile, kes siis vastavalt sisemistele kokkulepetele seda raha edasi kannavad ja liigutavad. Vajaliku info saamiseks panin siia natukene infot, et siis kui tekib IT-alaseid küsimusi, kust esimesena abi otsida ja samas ka sisuliste küsimuste osas vooru korraldajate poolt saab siis nende poole pöörduda selle funktsionaalse emaili kaudu. Natuke taotlemise protsessist lähemalt tehniliselt, et nagu ütlesin, et kõik taotlused tuleb elektrooniliselt esitada Funding and Tenders portaalis. Otsite sealt üles soovitud vooru ehk et siis loov Euroopa koostööprojektid ja valite siis kas väikse või keskmise mahulised, et neil on eraldi voorukutsed seal. Ja kui te siis olete selle vooru valinud, selle vooru lehe avanud, siis seal natuke allapoole scrollides te jõuate nupuni Start Submission, mille kaudu te siis saate hakata oma taotlust esitama, saate süsteemi sisse, kus saate alla laadida vajalikud vormid, nagu ütlesin, ja edasi toimetada. Aga selleks, et te saaksite sinna süsteemi sisse logida, kõigepealt on teil vaja kasutajakontot, ehk et siis kõik, kes taotlusi hakkavad esitama, peavad looma EU login kasutajakonto. Olen siia jällegi pannud lingi, kus seda saate teha. Ja kui teil EU login kasutajakonto on olemas, siis saate oma organisatsiooni registreerida, kuna teil on vaja PIC-koodi ehk siis 9-kohaline identifitseerimiskood organisatsioonile, PIC kood, mida on teil vaja, et taotlust esitada. Ja kui teil need 2 asja on tehtud olemas, siis saate taotluse alustamisega pihta hakata ja taotluse ära esitada. Jällegi, et siin on lingid, saate hiljem rahulikult vaadata. Mõned mõtted veel, mis võiks abiks olla, kui te hakkate projekti ette valmistama, siis kust pihta hakata, kuidas projekt loogiliselt üles ehitada. Et hea on alustada eesmärgist, ehk et siis teha ära see valik, et kumba eesmärki teie projekt hakkab adresseerima, kas rahvusvaheline koosloomine, teoste levik või siis innovatsioon ehk siis võimekuse arendamine. Et see on siis, et see otsus määrab kogu projekti suuna, et kumma eesmärgi poole te liikuma hakkate. Järgmisena saate mõelda siis tegevuste peale, et mida te siis täpsemalt hakkaks projekti raames tegema, et seda eesmärki saavutada. Siis näiteks koos loomine, tööde levitamine või hoopis koolitused, koostöö, et mis iganes need tegevused on. Nagu ütlesin, et ei ole ette antud nimekirja tegevustele, aga oluline on, et need peavad siis otseselt toetama valitud eesmärki. Ja ükski tegevus ei tohiks olla ilma selge seoseta valitud eesmärgiga. Kui teil on tegevused paigas, mida te tahaks teha, siis te saate hakata välja mõtlema, et milline on see sisemine loogika, mille järgi neid grupeerida, gruppidesse panna, ehk et siis hakata looma work package'eid, näiteks juhtimine, looming, publik kommunikatsioon, aga veel kord, et need ei ole kohustuslikult ette antud, et need tuleks sisemise loogika järgi teil plokkideks jagada. Siit edasi on siis hea mõelda ka tulemuste peale, et mis siis need konkreetsed tulemused on, mida te saavutada tahate, väljundid teie projektile, kas need on sündmused, teosed, koolitused ja hea oleks neid mõõdetavalt ja selgelt esitada ja kirjeldada taotluses, ehk et siis osalejate publiku arv näiteks juurde panna, mida te loodate või tahaks, et milline see tulemus ja mõju võiks olla. Ja siis viimasena just ongi mõju, et siis mis tänu teie projektile muutub valdkonnas Euroopa tasandil, et milline võiks olla mõju sektorile, mõju publikule ja milline see Euroopa lisandväärtus teie projektil on. Veel mõned mõtted, olles ise ka olnud varasemalt erinevates taotlusvoorides hindaja. Et kui te hakkate taotlust ette valmistama, siis ma soovitan alustada hindamiskriteeriumitest, inglise keeles award criteria, mis on taotlusvooru tekstis ilusti kirjas, lahti kirjutatud, sealt saate täpselt neid lugeda ja vaadata. Ja siis
analüüsige, et kui hästi teie projekt nendele hindamiskriteeriumitele vastab, sest et hindajad saavad need hindamiskriteeriumid ette ja hakkavad läbi selle prisma siis teie projekti vaatama ja hindama. Et hea on juba ise see kodutöö ära teha ja läbi nende hindamiskriteeriumite korra oma projekti üle lugeda ja üle vaadata, et kas hindaja leiab kõik vajaliku info hästi lihtsasti üles nende hindamiskriteeriumite kohta, kas see on piisav, kas see on mõjuv, et hindajale jääks hea mulje teie projektist. Siis lisaks veel, et taotluses on hea olla konkreetne. Olen näinud, kuna meie valdkond, kas ta soosib natukene, et kunsti ja loome valdkond, aga et hea on, kui need taotlused, põhjendused, kirjeldused, et kui need ei muutuks liiga filosoofilisteks aruteludeks. Et taotlusvormis pigem on hea hoida kõik selgitused, tekstid konkreetsetena, hoida eesmärgid mõõdetavad. Mõelge läbi, et kuidas te hindate ja mõõdate oma projekti edukust näiteks, kas vaatajate arvu järgi, siis pange ka kirja näiteks, kui palju neid peaks olema, et projekt teie meelest edukas oleks. Samamoodi kommunikatsioonitegevusi planeerides, et näiteks kui mitme inimeseni peaks info jõudma, et katsuge sellised mõõdetavad eesmärgid ja näidikud või mõõdikud sinna juurde mõelda. Mis ma tean, on kohati keeruline, aga vähemalt püüda selles suunas mõelda. Ja veel üks selline praktiline nõuanne, et kui te loete seda sama ingliskeelset taotlusvooru teksti, kutseteksti, siis püüdke kasutada sama sõnavara, mis seal on kirjas, kuna see muudab hindajate jaoks elu lihtsamaks, selles suhtes, et te hakkate rääkima samas keeles kui hindajad. Ehk et näiteks, kui te tegelete kogemuste jagamisega, koolitustega, õpite midagi projekti raames, et siis selline levinud väljend, mida kasutatakse, on capacity building, et kui te kasutate seda sama oma taotluses, siis hindaja saab kohe aru, et aha, et mõistan, mis nad mõtlevad, et saate nii-öelda hindajaga samas keeles rääkida. Ja siis lõppu veel üks selline mõte, et kogu projekt ja läbi taotlusvormi erinevate osade, see peaks ka välja tulema, et ta peaks olema üks tervik, loogiliselt seotud tervik. Ehk et kui te mõtlete siis kõigepealt selle projekti eesmärgi peale, mis te valite, mis see eesmärk on, mida te tahate saavutada, sellega loogiliselt seotud tegevused, kuidas te seda eesmärki saavutate. Ja kui te neid tegevusi teete, et siis ei ole ju mõtet neid teha üksinda iseendale, vaid oluline on läbi mõelda ka kommunikatsiooni pool, levi pool, et kuidas need tulemused ja info laiemalt leviksid. Ja samas, et need projekti tegevused, et see projekt koos püsiks õigeks ajaks, kvaliteetselt kõik tehtud saaks, siis on oluline ka see köögi pool läbi mõelda, eks projekti juhtimine, partnerite koostöö, kõik see pool. Ja et siis mulle meeldib mõelda nendest suurtest plokkidest kui kaardimajast, et kui üks neist on nõrk, siis kukub kogu projekt kokku. Ja lõpuks siis siia olen pannud infokanalid, mis meil Eestis on, et siis looveuropa.ee, Eesti kontaktpunkti koduleht, meie meiliaadressid, LinkedIn, Facebook ja meie kodulehele me paneme üles ka salvestused infopäevadest, ka seesama salvestus läheb sinna lehele üles, et saate neid veel järgi vaadata uuesti. Aga hetkel minu poolt aitäh ja loodan, et saite kasulikku infot, mis aitab teie oma projekte edasi arendada ja teha.